Tere, kallid kuulajad! Mina tahan täna suhella teemal, miks Viljandi on Eesti pärimusmuusika pealinn. Minu nimi on Sergei Kutsi ja täna on minuga üks eriline külaline. See on Piret Aus. Palun tutvustage ennast. Tere, armas raadiokuulaja! Mul on siiralt hea meel, et mind on täna siia saatesse kutsutud ja eriti üllatuslik on see, et mind eriliseks külaliseks Sergei nimetas. Kuidas ennast tutvustada, võib-olla siis see erilisus tuleb sellest, et ma olen pärimusmuusika eriala esimese lennu lõpetanud aastal 1994. Võib-olla tuleb see sellest, et ma olen ühe erilise ansambli asutaja ja kauaaegne liige olnud, selle ansambli nimi oli Alle A, et ka pärast kooli lõpetamist me aastaid mängisime koos, aga ma ei tea, milles see erilisus veel, et miks sa Sergei ütlesid, et ma olen eriline külaline? See on väga hea küsimus. Meie väga hea õpetaja Kätlin Mägi ütles mulle, et te olete veel Viljandi pärimusmuusika festivali rajaja. Ja sellest mul oli väga huvitav teada just selle festivali rajast, miks Viljandi on selline pealinn. Miks siin on nii palju pärimusmuusika õppijaid. Ma tean, et te tegelete selle muusikaga juba palju aastaid ja sellest mul tuleb üks küsimus. Millal te saite aru, et tahate oma elus tegeleda just pärimusmuusikaga? See on olnud kasvamine ja protsess. Ma ei oska sulle öelda kindel kellaaeg, kuupäev ja koht, et kus see käis nii. Aga kui ma tulin Viljandisse õppima, aasta siis oli 1989 ja tegelikult ma tulin õppima siia koorijuhtimist. Ma tahtsin sisse astuda dirigendiks, koorimuusika dirigendiks. Minu sisseastumiseksamid läksid päris hästi, aga siis tuli eriala Bill Klaver ja ma esitasin Raimond Valgre ühe loo, aga see oli minu interpretatsioon. See ei läinud väga hästi ja muidugi mind ei võetud siia koorijuhtimisse. Ma olin väga kurb ja kuidagi õnnetu, et ma ei saanud siia kooli ja ma ütlesin, okei, nüüd lähen Sindi Ketruskooli. Aga siis tookord oli koolidirektor Jaak Moks, kes nägi minu muusikakooli lõputunnistus. Piret, sul on akordion 5. Tule, me tegime siin rahvamuusika eriala praegu. Tule meile rahvamuusikasse. Ma ütlesin, jaa, muidugi tulen, peaasi, et ma saan siia õppima hakata. Ja niimoodi ma sattusin rahvamuusika erialale ja tõesti, Sergei, ma ei teadnud pärimusmuusikast mitte midagi. Kas teie ümbruses oli mingi inimesi, kes tahtsid seda muusikat mängida ennem, kui te tulite Viljandisse või kõik teie tuttavad, kes tegelevad praegu pärimusmuusikaga, on just Viljandist? Kui ma elasin Tootsis, minu lapsepõlv möödus Pärnumaal Tootsis, siis meie klubis olid rahvamuusika ansambel ja rahvatantsurühm. Nemad seal tegelesid rahvamuusikaga, aga mind see absoluutselt väga ei erutanud. Ma õppisin muusikakoolis akordionit, aga minu repertuaar oli peamiselt klassikaline muusika. Ja ma ei tea, võib-olla sa tead, võib-olla ei tea, aga minu perekond on väga eriline. Minu ema ja isa olid kurdid, nad ei kuulnud ja mina läksin muusikakooli nii-öelda salaja, et vanemad said info siis, et laps käib muusikakoolis, kui tulid juba arved, saadeti koju, et nüüd on vaja õppemaksu maksta. Et tegelikult mind ei ole väga lapsepõlves saatnud pärimusmuusika või rahvamuusika. Minu ümber ei ole olnud selliseid pillimehi, kes seda muusikat oleksid mänginud.
ja kui keskkoolis õppisin ja hakkasime seal samas klubis, millest ma rääkisin, kus oli tantsurühm ja kus oli kapell, hakkasime bändi tegema, siis me pigem tegime selline modern talking ja selline popmuusik, kus ma mängisin syntesaatorit. Kui huvitav, ma arvasin, et väga paljud pärimusmuusikud just tegelesid sellega alates lapsepõlvest ja nendel oli see väga huvitav kogu elu, aga see on täitsa eriline. Nüüd ma tahan natuke ajaloost rääkida, Viljandi folki ajaloost. Ja kui on midagi ebakorrektne või tahate midagi lisada, siis võite vabalt seda öelda. 1989. aastal Viljandi Kultuuriakadeemias, mis sellel ajal oli veel Viljandi kultuurikool, alustati õpetada pärimusmuusikapille. Teie ja teie kaasõppijad olite esimene lend sellest programmist ja aastal 1991 tegite koos bändi, nagu te ise seda juba ütlesite. Te ei tahtnud panna nimeks lihtsalt traditsioonilise muusikafestival, kuna tahtsite näidata, et see on juba täitsa uus muusika. Ja nägite, et bändil Kukerpillid oli olemas pärimusmuusika sõna albumid ja saite aru, et see sobib teile väga hästi ja hakkasite seda nimetada pärimusmuusikafestivaliks või folkfestivaliks. Alguselt arvasite, et ikkagi panna nimetust pärimus, lihtsalt pärimusfestival. Esimese festivali te tahtsite teha aastal 1992 lõpus, aga erinevate põhjuse pärast ei saanud sellega ja tegite seda 1993. aasta mais. Seda festivali te tegite oma raha eest. Teil ei olnud sponsoreid ja festivali päeva pärast te saite aru, et on vaja reklaami ajalehel, raadios, telekas, selleks, et järgmisel korral oleks rohkem inimesi kui esimesel korral, sest enamus Viljandi elanikke väga palju sellest ei teadnud. Järgmisel aastal pärast peaaegu 1 aasta reklaamifestival oli palju suurem kui esimene kord. Kui esimene kord see oli ainult 1 päev, siis teisel korral see oli juba 3 päeva ja palju rohkem inimesi. Ja tahan siis teid küsida, mis põhjusega oli tehtud see festival? Kas see oli inimeste soov või teil lihtsalt oli väga huvitav seda teha? Jaa, sul on nii huvitav küsimus. Ma lähen ajaloos natukene tagasi. Ansambel Kukerpillid võtsid kasutusele selle sõna pärimusmuusika. Miks? See on huvitav fakt, et 30 aastat tagasi sõna rahvamuusika, tal oli teine tähendus. Tal oli nii, et kapell, kus on tuurkannel, jauram, pingipill, kontrabass, viiul, klarnet, akordion ja nemad mängisid, nad mängisid Mihkli polkat Tori kihelkonnast pärit, aga see arranžeering, mis oli noodis, oli klassikalise muusika reeglite järgi arranžeeritud. Noot oli ees, klarnet mängib puu, 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 pikad noodid. Viiul mängib viisi ja siis on kusagil täpselt see märk, et nüüd triangel, kõll ja dirigent on ees ja lööb 1, 2, 1, 2. See oli tolle ajastu muusika ja need arranžeeringud ja kindlasti käis selle kapelli muusika juurde rahvariided. Meie arvasime, et see ei ole tähtis, mismugune sa välja näed, vaid selle muusika mängimise jaoks on palju olulisem see, mis sinu seest tuleb. Ja kas selle polkaga tekib sinul isiklik kontakt. Ja loomulikult need arranžeeringud ei allunud klassikalise muusika reeglite järgi, mida meie proovisime katsetada. Ja see oli väga põnev aeg. Ja kui sa ütlesid, et me tegime esimese festivali, siis tegelikult me seda festivaliks ei nimetanud. Maikuus aastal 1993 toimus Lauluväljakul Viljandis üks suur kontsert. Seal oli 8 esinejat, võib-olla 200 inimest ja selle kontserdi nimi oli Pärimusa, mis ongi kokku pärimusmuusika sellest sõnast, pärimusa. Natuke siuke hellitusnimi. Festivaliks kasvas ta paar aastat hiljem, et kui järgmisel aastal oli kontserte 3 päeva jooksul ja juba seal Lauluväljaku kõrval Lossimägedes ja mõned sisekontserdid, siis 3. aastast juba võisime arvata, et nüüd võiks ta festival olla, et ta kestab 4 ööd päeva. Nii, aga mis su küsimus veel oli? Mul oli
tegelikult küsimus, kui palju inimesi oli, aga te juba ütlesite sellest ja nüüd tahtsin rääkida ühest väga populaarsest hoonest Viljandis, mis on väga tähtis selle linnale ja see on pärimusmuusika ait. Selle ehitamise aja tegelikult ei ole teada. Öeldakse, et see võib olla tehtud 80. sajandi keskel, aga see ei ole täpne, sest keegi sellest praegu veel ei tea ja vaatavad lihtsalt vanad fotosid. 1990. aastal koostati aida restaureerimise projekti. Mõned seinad oli vaja lammutada ja silikaatkivist uuesti üles ehitada. Lisaks veel esimesel korrusel tehti uus puidus vahelagi. Eesti tuntuim akustik töötas suure saali akustikaga. Tema nimi oli Linda Madalik. Miks teie arvates restaureerisid just selle hoone ja mitte mingi teine Viljandi hoone? Ikka läheme tagasi ajalukku. Kui meie olime tudengid, rahvamuusika esimesed pääsukesed, kes alustasid oma õpinguid 1989 sügisel, siis Viljandis on Lossimäed haruldane koht ja eluaeg on tahtnud inimesed sinna jalutada. Noored, vanad, küll koertega, küll ilma. Ja meie ka käisime seal Lossimägedes palju jalutamas. Muidugi, see nii-öelda loodus oli seal palju, ütleme, rikutum või et seal oli palju puid, seal oli palju hooldamata põõsaid, seal oli rämpsu, seal oli pime, kole, praegu on väga korda tehtud ja milline imeline vaade meie ilusale järvele. Ja Lossimägedest, kui sa Varese sillast ülesse lähed, siis paremat kätt seisis seal, kus ta seisab, vana lagunenud, katus praktiliselt sisse kukkunud, selline kivihoone, pime, kole. Ja seal ümber oli näha selliseid alkoholi armastajaid, mehi-naisi. Ja nüüd, kus tuled siia Laidoneri hobuse poole, seal olid välikemmergud, seal oli WC-d ja selle mäe nimeks oli Peldikumägi, väga inetu ja haises ka kindlasti. Aga Lossimäed olid ikkagi ilusad ja romantilised, vaatamata kõigele sellele sodile, mis seal ümber oli. Ja seda aita tudengitena imetledes, küll oleks see üks tore koht muusikale, meie muusikale, pärimusmuusikale, sest seda festivali kontsert oli seal Lossimägedes ka juba tehtud. Inimesed olid seal juba ju mõnel suvel käinud. Ja seejärel me vaatasime, oi, see maksab nii palju raha, et seda me küll ei saa endale kunagi lubada. Aga sa pead olema ettevaatlik oma unistustega. Unistused võivad täide minna. Ja pealegi Viljandil ei olnud korralikku kontserdimaja. Viljandi siis oli kultuurimaja, nüüd on ta Sakala keskus. No seal see akustiline saal, ma ei tea, kui sa oled ise käinud seal, ei ole käinud, aga kui sa lähed sinna, siis sa kuuled, et see akustika ei ole just eriti hea muusika mängimiseks või laulmiseks. Teine, kus kontserte saaks anda, on meil ju ka Ugala teatrisaal, aga see on ka teatrisaal. Esmalt ikkagi teatrisaal, mitte muusika esituseks. Viljandi maagümnaasiumi, endise maagümnaasiumi väikeste maja, seal on akustiliselt üks Viljandi kõige paremaid saale. Aga jällegi, ta oli ka selline korvpallirõngastega, natuke spordisaalina kasutati ka seda saali, et jällegi sinna erilist kontserdi õhustikku sinna luua oli väga keeruline. Ühesõnaga, Viljandil puudus ka korralik kontserdimaja. Ja nii see ait sinna silma jäi, nii sellest hakati unistama ja ühel kenal päeval, kui ka Euroopa Liidu fondi rahad hakkasid liikuma, aga esmalt ei ole raha tähtis. Raha on vahend. Esmalt on vaja ideed, usku sellesse ja muidugi väga paljude inimeste abi. Et kui sa tead, et Estonia teatri ehitamiseks Juhan Liiv tõi oma vana pintsaku ja annetas selle, siis pärimusmuusika aida jaoks on väga paljud inimesed annetanud oma aega, oma tööd, oma raha ja siin ei ole tähtis, kas tudeng annetas 2 eurot või kroon oli siis, kas ta annetas 1 õlujagu raha või annetas ta siis, ma ei tea, 5 krooni ja mitmed firmad annetasid, riik aitas, linnavalitsus aitas ja puhas rõõm, et see maja on meid teeninud juba 14 aastat. Kas sa ajalugu lugesid ja millal see maja avati? 2008. Ei leidnud. Jah, 28. märtsil aastal 2008
toimus see esimene avakontsert. Varalahkunud Erik Lass oli Tallinna Kammerorkestriga siin, lisaks mitmed segakoorid ja Eesti Televisioonis toimus ka teleülekanne ja nii see avakontsert siin toimus ja mul oli au ka toona seal lava peal seal kooris laulda. Mul praegugi tulevad mälestused ja väga siuke mõnus tunne on. Väga huvitav. Ma ise kahjuks ei leidnud väga palju infot sellest. Seal oli mingi üks lehekülg infot, kuidas ta oli ehitatud ja millal see võis olla ehitatud, aga väga palju infot ma ei leidnud sellest. Ja tahtsin veel natuke mõelda sellest, et Eesti linnadel on ka olemas inimesi, kes kuulavad pärimusmuusikat ja on olemas isegi teisi festivali pärimusmuusikaga seotud, aga niikuinii kõige populaarsem on Viljandi folk. Ja kuidas te arvate, millega see võib olla seotud? Esimene selline nagu teerajaja, ilmselt sellest tuleb see, et Viljandi on see teerajaja ja meil on ääretult hea meel loomulikult, et see pärimus ei ole ainult ühe inimese või isiku põhine, vaid see lähebki. Need inimesed, kes on siia kooli õppima tulnud erinevatest Eestimaa nurkadest, Setomaalt, Saaremaalt, Kihnust, Ida-Virumaalt, igaüks tuleb siia õppima ja võtab siit kaasa mingid teadmised, läheb oma kodukohta, aga tal on seal ka oma muusika, oma pärimus ja siis ta hakkab seal seda kõike taaslooma, ellu kutsuma ja et need ka festivalid on läinud Hiiu folk, Astrid Pööning teeb seda. Astrid Nõlvak on ta nüüd, ja Astrid on ka meie koolis õppinud. Erinevates Eestimaa paikades on seda pärimuse pisikut niimoodi viidud vaikselt, nagu viirust, positiivset viirust, ja see teeb ainult meie muusika maailma rikkamaks, kui on need festivalid, mis toimuvad mujal linnades ka. Aga ilmselt see esimene olla, paratamatult see jääb võib-olla paremini meelde. Nii et jah, on rõõm olla olnud koos oma kaastudengitega, oma heade sõpradega selle festivali sünni juures ja vaadata, kuidas sellel täna läheb. Väga huvitav. Ja muidu kogu selle intervjuu jooksul rääkisime, et Viljandi on ju pärimusmuusika pealinn ja on väga huvitav, mis te mõtlete sellest, et kas see jääb niimoodi või mingi päev tulevad mingid teised üritused, mis oleksid veel suuremad mingis teises linnas ja mingi päev võib-olla Viljandi juba kaotab seda tiitlit? Ma ei ole mitte kunagi selle peale mõelnud, et kusagil mingi muu linn võtab selle tiitli käest või tuleb siia näiteks võib-olla hoopis tromboonifestival, ma ei tea, kitarrifestival meil on ja muideks Viljandis on ka vanamuusikafestival. Ma loodan, et sa tead. Et just, ja see on ka, ma võin eksida, aga kindlasti on ta enam-vähem sama palju aastaid toimunud kui Viljandi pärimusmuusikafestival. Ma arvan, et ükskõik milline muusika, millises linnas, see on tähtis, et see muusika on. Et me ei peaks võistlema, et kes on esimene, kes on teine, kes on tugevam, kes on nõrgem. Kunstis ja muusikas on üldse väga raske mõõta seda edukust. Et kui sa oled sportlane, siis sa hüppad 8 meetrit ja see mõõdame ja see on okei, et sa oled esimene. Aga muusikas, ma ei tea, et oluline on, et see pillimängu rõõm ja tantsurõõm ja kogu see jääb inimestesse. Ma loodan, et see ära ei kao. Aga kes esimene on või millises rinnas rohkem on või millises vähem, tead, Sergei, ma arvan, see ei ole oluline. Teiega oli väga huvitav suhelda. Sain väga palju teada ja kuulsin sellest minu mõttes Viljandi elanike vaatenurgast. Ma tean, et ei ole sündinud Viljandis, aga olete siin väga palju aastaid elanud ja teate sellest väga palju rohkem kui mina. Ma väga tänan teid selle intervjuu eest. Aitäh kutsumast ja soovin sulle edu õpingutes ja kohtume taas. Aitäh teile ja samal ajal tänan ka meie tänaseid kuulajaid. Aitäh teile kõigile!